Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ja me alustame täna hoopis USA-st, sest laupäeval toimus Valge Maja korrespondentide õhtusöögil, kus osales ka USA president, tulistamine. Meil on stuudios Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht Kristi Raik. Tere päevast! Tere! Kas seda tulistamist saab täna käsitleda kui atentaadikatset USA presidendile või mis see õigupoolest oli? No hetkel päris kindlat informatsiooni selle kohta ei ole, millega oli tegemist. Üsna tõenäoline, et oli tõesti tegemist atentaadikatsega just president Trumpi vastu. Aga huvitav on see, et need sündmused on ka tekitanud väga palju poleemikat, liigub igasugu vandenõuteooriaid ja nii Trumpi toetajad kui tema vastased püüavad neid sündmusi omast perspektiivist tõlgendada nii, et need teeniksid nende poliitilisi eesmärke ja üldiselt on näha, et USA poliitiline maastik on ikka äärmiselt polariseerunud ja sellised sündmused, üleüldse poliitiline vägivald muidugi polariseerib seda veelgi ja väga raske on siin jõuda siis ühise arusaamiseni sellest, mis toimus ja mis motiivid sellel toimunul olid. No praegu on teada ainult nii palju, et see tulistaja, ühed ütlevad, et oli korralik kooliõpetaja ja siis täna hommikuks on ju välja toodud ka, et ta oli siiski läkitanud kusagile poole mingitele inimestele manifesti, mis mõte sellel oli. No ma ei tea, kui tõsiselt seda tõlgendada saab üldse. No see kõik info on tõesti praegu kinnitamata, nii et väga keeruline teha muid tõlgendusi, kui tõesti ma näen ise selles sündmuses nagu kinnitust sellele, et USA on polariseerunud ja nende poliitiliste leeride vahel on nagu äärmiselt tugev pinge, mõlemad pooled nagu näevad seda teist eksistentsiaalse ohuna mitte ainult siis endale, vaid kogu USA riigile, rahvuslikele huvidele. Nii et seal on igasugune kokkulepete tegemine on äärmiselt raske sellises olukorras. President Trumpi populaarsus on rekord madalal tasemel, praegu alla 40% erinevate küsitluste järgi ja sõda Iraanis on väga ebapopulaarne USA's, nii et Trump on nagu väga keerulises olukorras. Eks ta ise püüab seda atentaadikatset kasutada ära selleks, et oma toetust tõsta. Et kui me nüüd meenutame need eelmised atentaadikatsed, mis on toimunud, see oli nüüd 3. kord vähem kui 2 aasta jooksul, et eelmistel kordadel, eriti esimene kord, kui veel valimiskampaania ajal Pennsylvanias Trump tõesti sai pihta ja siis olid need legendaarsed pildid, mis levisid, need kindlasti aitasid toona tema populaarsust tõsta. Aga praegusel hetkel ma ei ole nii kindel, kas ta suudab selle enda heaks keerata. No nimetasite juba Iraani sõda, et praegu ei ole seal läbirääkimistel midagi saanud, sest viimane seis oli selline, et reedel pidanuks siis toimuma kohtumine Pakistanis ja USA presidendi esindajad, nii oli meediast aru saada, olid juba peaaegu et teel sinna. Oli teada, et seal oli ka Iraani välisminister, aga iraanlased teadsid kohe, et nad ei kavatse ameeriklastega kohtuda. Jah, siin on nüüd see diplomaatiline protsess näidanud, et Iraan on suutnud kuidagi paremini välja mängida seda olukorda, vaatamata sellele, et ta on ju selgelt see nõrgem osapool selles konfliktis. Aga Iraan on jätnud sellise mulje, et nendel ei ole põhjust kiirustada, nemad siin seavad tingimusi, nemad teatavad, millal nad on valmis läbi rääkima ja USA poolel on olnud need positsioonid väga heitlikud. Ja ma ütleks, et nii Ukraina läbirääkimiste kui Iraani kogu selle sõja kontekstis on olnud näha, et Trumpi administratsiooni nõrkus on see, et esiteks nad ei kasuta eksperte, keda nad saaksid kasutada, et paremini aru saada sellest kohalikust kontekstist või oma vastase lähenemisest. Ja teine nõrkus on see, et ei ole sellist nagu kannatust viia läbi strateegiliselt mingit diplomaatilist protsessi, vaid antakse siis vastasele justkui need kaardid nii-öelda kätte läbi selle, et need oma positsioonid on nii kõikuvad ja samas Trump nagu näitab seda, et temal on väga
kiire selle kokkuleppeni jõuda, mis juba nagu seab USA nõrgemasse positsiooni ja jätab sellise mulje, et teine pool saab siis tingimusi asetada. No edasi on sündmused läinud niimoodi, et Iraani president on hoopistükkis Moskvas ja räägib Putiniga. Või vabandust, Iraani välisminister. Jah, ja Iraan on saanud toetust Venemaalt selles sõjas, mida see nüüd täpselt sisaldab, ega selle kohta väga palju infot ei ole, aga kahtlemata see Venemaa ja Iraani vaheline liitlassuhe on tugev. Samas tõenäoliselt Iraan ei taha ka olla liiga sõltuv Venemaast, aga paneb jällegi USA ka selles mõttes keerulisse seisu, et Trump on justkui soovinud ajada häid suhteid Venemaaga ja Ukraina küsimuses on olnud nagu seisukohtadel, mis on pannud surve kõik Ukraina peale, olnud väga nagu sõbralik, ütleme Putini režiimi suhtes. Aga nüüd on tal vastas Iraan, keda USA on rünnanud ja Venemaa toetab Iraani. Nii et USA-l ei ole siin sellist nagu selget loogilist strateegilist lähenemist, et kuidas siis hakkama saada kogu selle konfliktide puntraga, mis on omavahel seotud ja seal on ikkagi liitlased vastas, kes teevad omavahel koostööd, aga USA on oma liitlassuhteid nõrgestanud läbi mõlema nii Ukraina kui Iraani konflikti. No tänane seis on Iraani konfliktis see, et see vaherahu ju veel kestab. Samas Hormuzi väin on blokeeritud, ühelt poolt siis Iraan teeb seda, teiselt poolt sealt teeb seda ka USA. Et millised need arengud seal nagu edasi võiksid olla, et ilmselt selles seisus see nagu väga pikka aega ei kesta? No see olukord on USA vaatest selles mõttes keeruline, et üks lootus on see, et saab ikkagi läbirääkimistega edasi liikuda, aga siin on raske näha, et sealt sünniks siis mingi selline tulemus, mis ei oleks kehvem kui see tuumaprogrammi puudutav kokkulepe, mis saavutati Obama juhtimisel. Või teine variant on siis USA poolt sõjaliselt eskaleerida. USA on koondanud oma vägesid sinna regiooni ja tal on valmisolek selleks olemas, aga maavägede operatsiooni ikkagi USA ei ole soovinud minna teostama. Seal oleks väga suured riskid, see oleks väga kulukas. See sõda on niikuinii juba olnud äärmiselt kulukas USA-le, nii puhtalt sõjaga seotud kulude mõttes, kui siis kõik need tagajärjed, mis on majandusele. Aga et kui Trump nüüd soovib Iraanile survet tõsta, siis tundub, et ainuke tee ongi see sõjalise eskaleerimise tee, millel on tõesti siis omad riskid. Minnes siit juttudega nüüd juba Ukraina juurde, et Ukraina president on muutunud, kui ta räägib USA-st, siis ta ei ole enam nii viisakas, ta on muutunud sarkastilisemaks, mille põhjus tõenäoliselt on see, et otsest abi ju Ukraina nagunii enam USA-lt ei saa ja praegu on ju probleeme ka selle relvastuse või moonaga, mida Euroopa riigid ostavad USA-st Ukrainasse, et kui palju seal taga praegu võib näha üleüldse mingeid läbirääkimisi ja kui palju on üldse mingeid šansse, et sellel taustal USA mingite edukate Ukraina sõja läbirääkimistega üldse võib pildile tulla? No hetkel ei paista, et USA-l oleks isegi huvi aktiivselt Ukraina läbirääkimistega tegelda. Nad keskenduvad Iraanile ja osalt siis selle Iraani sõja tagajärjel on Ukraina tõesti saamas vähem USA-lt relvastust ja see tähendab teistpidi seda, et Ukraina sõltuvus USA-st väheneb. Nad on sunnitud leidma teisi lahendusi. Õnneks just Euroopa Liidus võeti vastu uus suur toetuspakett 90 miljardit, millest Ukraina saab olulist toetust nii oma sõjatööstusele kui siis majanduse käimas hoidmiseks. Ja mis puudutab siis nende USA tarnitavat relvastust, siis tõesti seal niikuinii on nüüd oodata, et on pikemad katkestused, nii et Ukraina järjest rohkem toodab ise ja seda nad suudavad kõige tõhusamalt teha. Nüüd on selle jaoks ka olemas Euroopa rahastus, et Ukraina saab võimalikult palju ise toota seda, mida nad lahinguväljal vajavad. Ja siis tugevdab koostööd ühelt poolt Euroopa liitlastega ja väga huvitav on olnud ka näha, kuidas Ukraina kiiresti mõnede laheriikidega
asunud tegema sõjalist koostööd ja seal on ka ilmselt väga mõlemale poolele kasulikud diilid mängus. No see oli eelmisel kolmapäeval tõesti rõõmusõnum Euroopas, kui selgus, et see laen sai siiski heaks kiidetud. Sellest on Ukrainal kasu, aga see ei lahenda Ukraina pakilisi probleeme kaugeltki mitte. Et kui lihtne on Euroopas saada praegu koostööd järgmistele asjadele, olgu see siis Venemaa külmutatud varad või mingi muu küsimus, et kuidas see meeleolu praegu on, et kas me võime panustada sellele, et kui Euroopas öeldakse kõva häälega, et me teame, et USA enam ei toeta, et me peame nüüd ise ainult Ukrainalt toetama, et kui lihtne on sellelt ütlemiselt tegudeni jõuda? No siin on mitu küsimust Ukraina toetamisega seoses, et üks küsimus on see puhtalt nagu rahaline toetus ja selles osas ma usun, et Euroopa ikkagi lõpuks need lahendused leiab, nii nagu leiti nüüd see lahendus ja see ei olnud ju viimane abipakett, mida Ukraina vajab, et kindlasti tuleb varsti hakata juba uut ette valmistama. Aga siis teine küsimus on Venemaa vastased sanktsioonid, kus selgelt tulevad need piirid vastu, et endiselt ei ole valmisolekut osades liikmesriikides võtta kasutusele neid karmimaid sanktsioone, olgu siis küsimus Vene külmutatud varades või Venemaa varilaevastiku sanktsioneerimises, et seal ikkagi need tugevamad meetmed, mida siin meie regiooni riigid on proovinud edasi viia, ei ole saanud piisavalt toetust. Ja siis on muidugi veel see pikema perspektiivi küsimus, milliseks kujunevad Ukraina suhted Euroopa Liiduga. Ukraina president Zelenski on need ootused väga kõrgele tõstnud. Ukraina soovib kiiremas korras saada Euroopa Liidu liikmeks juba järgmise aasta algusest. Aga teiselt poolt ma arvan, väga selge arusaam Euroopas, et see ei ole võimalik enne, kui sõjategevus lõpeb. Aga kellelgi ei ole praegu optimismi selles osas, et käesoleva aasta jooksul sõda võiks lõppeda. Seda optimismi ei ole ukrainlastel ega ei ole ka Euroopa Liidus. No tegelikult sellised päris klassikalised läbirääkimised ei ole ju üldse alanudki. Et sellist sisulisi läbirääkimisi ju Euroopa Liidul Ukrainaga praegu ei ole. No selles osas nüüd ka saab natukene edasi minna jälle, kuna Orbani asetatud vetod on kõrvaldatud, et siis saab selle läbirääkimiste protsessiga neid järgmisi samme võtta. Aga tavaliselt on ju see liitumisläbirääkimiste protsess ikkagi mitme aasta pikkune tee ja nüüd Ukraina loodab, et nemad tulenevalt siis sellest Ukraina geopoliitilisest tähtsusest suudavad selle mitu korda kiiremini läbi teha kui teised riigid. Et siin on suur vajadus neid ootusi kuidagi maandada, manageerida ja lõpuks nii kaua, kui tõesti ei tea isegi, et millal ja kuidas see sõda lõpeb, siis on raske ka paika panna mingit kuupäeva, mida Ukraina justkui küsib, et nad tahaksid kuupäeva, millal nad saavad liituda. Aga selle jaoks ei ole Euroopa Liidu poolel praegu valmisolekut, et hakata seda kindlaks määrama. No meil siin paar nädalat tagasi läks Eestis ka päris tormiliseks väljaütlemiseks, ehk siis tekitas hästi palju emotsioone, kui Ukraina poolt tuli taas sõnum, et luureandmetele tuginevates võib juhtuda see, et lähiajal Venemaa ründab seda meie piirkonda, Balti riike siis. Selliseid hinnangud on tegelikult tulnud ka varem, aga seekord meie vastureaktsioonid olid nagu sellised teravamad. Mis protsessi õigupoolest oli? Mis juhtus? No ma ise näen seda Ukraina kommunikatsiooni, ütleme siis infosõja elemendina, et ilmselt ukrainlastel on selline hinnang, et kui nad nagu võimendavad seda narratiivi, et oht ei ole mitte ainult Ukrainat puudutav, vaid see puudutab ka laiemalt Euroopat ja Venemaa võib rünnata ka teisi riike, et sellega nad võib-olla loodavad endale toetust juurde saada ja nagu Euroopat üles raputada. Aga ma kardan, et see võib ka töötada Ukraina vastu ja ei ole ka mingeid viiteid sellele, et oleks nüüd saanud kinnitust see, et tõesti Venemaa valmistab ette rünnakut mõne NATO riigi vastu.
et sellist kinnitust kuskilt ei ole tulnud, selles mõttes me võime siin Eestis, Balti riikides ikkagi rahulikud olla, et see ei ole lähikuude küsimus, et kui peaks Venemaa hakkama ette valmistama sõjalist operatsiooni mõne NATO riigi vastu, siis selle kohta ikkagi tuleks ka kindlat luureinfot, mis annaks võimaluse ette valmistada. Nüüd teine asi, mis lääne meedias ikka aeg-ajalt ilmub või artiklid, milliseid seal ikka ilmub, on siis erinevad analüüsid ja viimasel ajal just eriti kontekstis, et nüüd, kui Ukraina droonid ründavad juba Venemaad absoluutselt igal pool, ka kaugel Venemaa südames, et nüüd näevad vene inimesed lõpuks, et Venemaa põleb. Ja nad saavad aru, et Putin ei saa enam kaua võimul olla. Et on see lääne ajakirjanike naiivsus lihtsalt jõuda lõpuks analüüsides sellistele järeldusele või on mingeid märke, ma ei tea, kas või kohtumistelt Venemaa opositsiooniliidritega, et seal Venemaal ühiskonnas toimuksid mingid nihked? Vene opositsiooni esindajatega ma ise olen ka just viimasel ajal kohtunud, nad liiguvad ja esinevad aktiivselt Euroopa riikides, aga samas neil ei ole väga sidet tegelikult täna Vene ühiskonnaga. Selle kohta meil on väga katkendlikku infot, millised need meeleolud Venemaa ühiskonnas on küll palju viiteid sellele, et rahulolematus on kasvanud ja Putini režiimil on järjest raskem seda sõda käimas hoida, see hind ühiskonna jaoks tõuseb kõrgemale ja siis on veel see probleem ju režiimil, et neil on vaja tegelikult rohkem inimesi saata sõtta, aga mobilisatsioon oleks äärmiselt ebapopulaarne samm ja järjest raskemaks muutub siis piisavalt leida sõjaväe jaoks neid uusi inimesi, nii et igatpidi Putini režiimi vaatest olukord on keeruline ja ühiskonnas on rahulolematust. Aga kuidas see siis kanaliseerub äärmiselt totalitaarses ühiskonnas, kus kruvid lähevad järjest rohkem kinni, et seda on ka nüüd väga raske öelda, et millal see surve muutub nii tugevaks, et see siis mingil moel nagu plahvatab või tekib mingi muutus või režiim kukub kokku. Aga isegi kui selline suur muutus peaks toimuma, siis ma väga ei usu, et pärast seda tekib selline ilus demokraatlik Venemaa, millest Venemaa opositsiooniliidrid, kes elavad lääneriikides, armastavad rääkida. Missugused arengud võiksid Ukraina sõjas praegu ees seista, et kas me võime prognoosida, et lähem aasta on ikka täpselt samamoodi, nagu ta on olnud? Jah, välja arvatud, kus võib üllatusi tulla, on see, et Ukraina sõjapidamine ja sõjatehnika tõesti kohutavalt kiiresti areneb. Aga kas nagu muidu me nagu pannes kogu see sõjalise võimekuse, pannes see võimalik diplomaatiline võimekus ühte potti, et kas me lähiaastal võime näha midagi, mis muudaks kogu selle sõja käiku või kogu seda olukorda? Praegu on küll raske näha, et mingi oluline muutus oleks tulemas. Et selge on see, et Ukraina peab vastu, Ukraina ei murdu ja tõesti pidevalt arendab edasi oma sõjalist võimekust, suudab väga edukalt pidevalt rünnata Venemaa olulisi strateegilisi, kas siis sõjalise või energiataristu objekte, sellega palju kahju tekitada. Aga teiselt poolt ega Putin ei ole seda sõda lõpetamas. Ma arvan, et tema jätkab nii kaua, kui ta vähegi saab ja suudab. Et pigem siis ta tõesti võitleb lõpuni välja ja väga võimalik, et mingil hetkel siis kukubki see tema režiim kokku ja see on see, kuidas see sõda saab mingi pöörde. Aga seda on äärmiselt raske ennustada, et kui kaua Venemaa veel vastu peab ja kuidas siis, mis hetkel see muutus võiks tulla. Kristi Raik, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.